tänasel õhtul tahan rääkida üksmeelest. Ja üldiselt võiks ütelda sedasi, et see on Kristuse meel. Vaata, Jeesus, ütleme Johannese evangeeliumi 17. peatükis on Jeesuse palvet, see on see viimane paasasöömaaeg, kus ta palvetab, ta palub sellepärast, et tema jüngrid ja need, kes ka hiljem hakkavad uskuma, et nad võiksid olla üks, nii nagu isa ja poeg on üks. Ma ei hakka praegu seda Johannese evangeeliumi, seda palvet lahti tegema, ma usun, et enamuses me teame, et Jeesusel see palve oli. Kas me täna saame ütelda, et Jumala rahvas siin selles maailmas väga üks on? Ega päris ei saa. Ütleme, et üldiselt on niimoodi, ma tahan uskuda seda, et kes me näiteks tänaselgi õhtul tuleme siia kokku ja isegi need, kes ka täna kuulavad meid ja kes on meiega nagu kaasas, need on suhteliselt, me oleme nagu sellises mõttes oleme ühel meelel. Sest ega luguni on niimoodi, et ega me kaua ei kõnni koos, kui me ühel meelel ei ole. See on nagu Aamose raamatus on väga selgelt huvitavalt nagu seda öeldud just sedasi, et Aamose 3.3, et kaks kõnnivad koos, kas kaks kõnnivad koos, ilma et oleksid ühel nõul. Ja sellepärast see on niimoodi, et vaata, need asjad ei püsi koos, isegi abielud ei püsi koos, kui ühel meelel ja nõul ei olda. Ja ütleme, et paljud asjad lihtsalt lagunevad ära, sellepärast, et ei ole just seda ühte meelt, mis peaks olema. Aga täna ma ei räägi sellistest võib-olla nii eelkõige perede üksmeelest, vaid eelkõige just mõtlen Jumala rahva peale, kes me oleme. Ja küsimus ongi selles, et meil kõigil on ju endal ka mingisugused suhtumised ja mingisugused meelsused on täiesti kujunenud ja on täiesti olemas. Aga ütleme, et täna võiks püstitada selle küsimuse nagu selliselt, et kas see läheb kokku Kristuse meelsusega või on see lihtsalt meile, et tundub, et on õige ja tunneme teatud jumalasõna tõdesid ja vahest raiume ja nõuame, et kõik peavad niimoodi mõistma ja kõik peavad niimoodi olema. Või on see selline, et me oleme selle saanud nagu Jumala käest, sest et teate, ega ma ütlen selle tõe välja praegusel hetkel, et ega Jumala rahva üks meelt ei tule teistmoodi, kui me oleme kõik Kristuse meelt, kui me oleme temas. Seda lihtsalt ei tule. Ja sellepärast on see nii, et ma ütlen, et Jeesuse palvet ju, ütleme, tuletame meelde, kuuldi küll. Ütleme, et apostlite tegude alguse raamatust, öeldi sedasi, et kõik oli ühine. Varanduse müüsid ka maha, olid koos, olid ühel meelel koos, ütleme, ma ei hakka neid kohtasid ka praegusel hetkel lugema. Et oli esimesel hetkel oli teatud erilised niisugused ühtsushetked tegelikult, mida Jeesuse palve tegelikult tõi. Neid ühtsushetki on olnud, neid on Võrus ka olnud rohkem, kui seda praegusel hetkel on. Näiteks meil olid missioonipäevade ajad, et oli teatud selline, nii lihtne ühtsus oli. Ja siis ühel hetkel oli selline teatud asi, et seda nii lihtsalt ühtsust ei olnud. Aga teate, mille pärast seda vahest juhtus ka niimoodi, et selles ühtsuses hakkas vahest see selline nagu oma poole vedamine. Tulime küll ühte kokku ja tegime teatud asju, aga siis vahest nagu nägid sedasi, et see ühisürituski asi oli sedasi, et keegi tahtis siis selle võrgu nagu välja tõmmata, et kui keegi peaks Jumala juurde tulema, siis nad peavad meie juurde tulema. Ja see lõhkus juba ühtsuses ära. Kui ei jäetud nagu sellist, ütleme sellist vabadust ja lihtsalt me, ütleme võib-olla karjastajana märkasime ühel hetkel, et see ei toimi. Vahest oli nüüd ühisüritus, lähme kokku, teeme kõik koos. Ja siis nägid sedasi, et keegi tahtis oma käpa panna sellele kõigele peale, kui seal, ütleme, kas või kultuurimaa oli rahvast täis ja nagu endale koorida. Tead, siis tulid nagu aputundega, tulid sealt pärast ära sedasi, et mis ühistöö see siis nüüd oli. Need, kui me olime ühes koos ja keegi arvas, et nüüd see on siis nagu kõik nagu minu. Ja teate, mis juhtuski nagu meie, kui ma nüüd juba nagu Võru peale läksin, räägin natuke Võru jutud kohe ära. Me tegime missioonipäevasid, ma mäletan sedasi, et see oli selline, et tegime neid voldikuid. Seal oli selline lugu, et mis sinna voldiku peale sai ühel meelel kirjutada. Meie isa palve olid kõik kogudused nõus kirjutama. Kirjutasin meie isa palve. Siis oli apostolik usutunnistus. Sellega saime ka hakkama. Ütleme, teemad, mida me siis ütleme nendel erinevatel missioonipäevadel ka käsitlesime, need jäid juba siis nagu iga kogudus oma asjaks ja siis oli niisugune teatud mõttes vaikiv nõusolek, et kui sina tahad neid tervenduskoosolekuid teha, tee neid, kui sina tahad suuri vaimu väljavalamisi, tee seda, ütleme, et erinevad siis võtsid oma positsioone lihtsalt võib-olla ütleme sellises mõttes vaikides ja teatud mõttes selliselt saime ka olla. Ja isegi päris hea oli ka sellisel moel, et me näitasime nagu teatud ühtemeelt. Mäletan, kui me koguduse 100 aastapäev oli ja kutsusin erinevate koguduste, ütleme, karjaseid ja kokku, kes olid, meil olid, ütleme, erinevad koosolekud ja asjad olid. Ma otsisin igale ühele
meelepärase koosoleku, kes keegi saab olla, et noh, kes suudab tänaval võtta sõna seal ja midagi ütelda, et noh, et on selline õhkkond seal ja selline evangeelse kuulutamise hetk nagu ja kes suudab sellise, võiks ütelda, tervenduskoosoleku juures, kes suudab teatud asja juures, noh, ütleme, et kus ta suudab olla, ma teadsin oma vendasid ja siis ma ei lükanud neid kuskile sellisesse olukorda, kus nendel oleks väga, väga tegelikult ebamugav. Ja aga noh, ütleme, et lihtsalt meie jumala rahvaga, lihtsalt selliselt elu oleme elanud. Ja nüüd ja ma ütlen sedasi, et see kindlasti ei ole see, võiks ütelda, see Kristuse meel ja ühtsus, mida me sellisel moel, no ütleme, et Efesuse kirjas isegi, noh, ütleme, et kui ma täna loen palju Efesuse kirjast, seal on öeldud sedasi, et tuleb sallida üksteist armastuses. Vaata, see armastuse variant on üks huvitav variant, muidu noh, armastus on nii, et muudkui armasta, eks, aga see salliv armastus, see on ikka nagu läbi hammaste, tead, hea küll, sa oled kallis küll, aga ma kuidagi sallin su ära, tead, eks, et noh, et sest, et noh, küll on hea, et Paulus isegi mõned asjad võttis nagu selliseks, et noh, et sellises variandis võib ka armastada. Ja sellepärast, aga noh, ma ütlen, et ma olen nagu selle mõtte juures mõned päevad tegelikult olnud, mida ma täna olen jagamas, olen issanda käest küsinud ja sellepärast ma püüan nagu jagada neid asju. Ja nüüd Philippi kiri on mul veel siin kohe lahti, tegin siin selle ja see on 2. kirja 5. salm ütleb niimoodi, et mõtelge iseenesest sedasama, mida Kristuses Jeesuses. Mõni teine tõlge näiteks ütleb niimoodi, et teis olgu samad tunded, mis Jeesusel, Kristusel siis. Noh, see oli ühest venekeelsest tõlkest on. Olgu samasugused tunded, olgu samasugused nagu mõtted, olgu samasugune meel. Võib-olla mõni vanem tõlge isegi võib-olla ütleb selle koha peal. Ja sellepärast, kallid, nii et täna, kui noh, ütleme, selle sõna juures oleme, vastus on see, et kui me tahame ühtmelt saavutada, siis me peame kõik Kristuse juurde saama ja sealt selle meelsuse kätte saama, mitte kuskilt mujalt tegelikult seda võtta ei tohi. No ütleme, et mõned sellised momendid praegusel hetkel, kus on raske ühte meelt hoida. No näiteks Ukraina ja Venemaa vaheline sõda. Meil on, noh, ütleme, natukese lihtsam positsioon, sest me oleme teatud mõttes oleme ka jumala rahvana oleme nagu kõrval. Me ei ole, noh, osapool, noh, tegelikult nagu riigina oleme ka seal osapooleks, aga noh, nii otseselt, noh, ütleme me, noh, seda pole nii avalikult osapooleks kuulutatud, ütleme, ja selles suhtes meil on lihtsam. Aga mõelge nüüd, ütleme, Vene ja Ukraina rahva sellise üksmeele peale selles siis olukorras. Seda on üsna raske tegelikult ette kujutada, et kuidas seda teha ja kuidas seda nagu saavutada. Ja teate, on olemas need pastorid, kes suudavad olla mõlema poole peal praegusel hetkel ka, kes suudavad tegelikult armastada venelast, suudavad armastada ukrainlast, suudavad niimoodi kuulutada, et mitte kedagi alla ei pressita, ei suruta ja suudab, noh, mina ütlen sedasi ollagi nagu seda Kristuse meelt. No ütleme, et ma võtame ühe teise terava asja ka praegu üles, noh, ütleme, et oli Iisraeli ja ütleme, see Iraani konflikt oli ja eriti, noh, ütleme, et see niikuinii see Gaza ka kogu aeg, mis seal on pikemat aega juba käinud ja selles on ka väga tugevalt erimeelsused ja asjad kristlaste hulgas. No kristlased lähevad ikka võitlusesse küll, kui need teemad ette võetakse, mina õnneks nendes Facebookides ja kohtades ei ole ja noh, lihtsalt natukese kuulsin, et ikka võitlevad küll seal, kui ikka tahtmist on nende meelsuste ja asjade pärast. Aga kus on siis see Kristuse meel, täna küsime. Ja sellepärast, kallid, nüüd ongi selline tänane see nagu sõnum, et probleem on tegelikult suur. Teate, issand tuleb ühel hetkel oma kogudusele järgi. Ja ma arvan sedasi, et see ei ole siis mingisugune väga erimeelne kogudus. Et seal on mingi leer istub siin ja teine istub seal ja me usume nii ja te usute naa ja tead, ei, see nii nagu olla ei saa. See peab olema selline tore pruutkogudus, kes teab, et Jeesus on peigmes ja me oleme selles pruudiseisuses. Me läheme nagu, noh, ütleme, kindla teadmisega sellele asjale vastu. Või isegi, noh, ütleme, et vaata, piiblist võid niimoodi võtta, et õnnis on see, kes on kutsutud sellele talle pulma õhtusööma ajale. No ütleme, siis sa võid olla mittepruudina ka seal. No lihtsalt oled külalisena, võiks ütelda, et istud lauas. Ja sellepärast on seal on niimoodi, et aga noh, ütleme, et nagu pulm ilma pruudita ei ole. See pole mingisugune pulm, kui pruuti ei ole, eks. Ja sellepärast on igal juhul on pruut. Ja sellepärast, ja pruut on väga teadlik. Pruut on tegelikult see, kes ütleb, et tule issand. Ja et sellepärast, et vaata, noh, tema ootab seda, et teeks need pulmad ükskord juba ära, tead, et noh, kaua me sellega viivitame, tead, eks, et kihlatud nagu sai, eks. Aga et ei tohi väga kaugele selle asjaga nagu venima jääda. Ja kallid, neid on läbi aegade. Mäletame kogudus üks vana õde, kunagi oli niimoodi, ütles, et tema tahab valges kleidis saada maetud. Ja noh, ütleme, see põhimõte oli selles, et ta teadis, et ta on Kristuse poolt. Kuidas ma siis lähen, kui ma ei lähe valges kleidis? Sest et noh, muidu on ikka nagu must surm ja pannakse need mustad riided selga, vanasti nagu
nagu oli ja teised, kõik on mustased nagu selline. aga tegelikult jumala lapsed, kui sa lähed nagu pruudina, siis võid ju täitsa valges minna, nii et nagu see moment, vaata see teadlikkuse nagu selline küsimus on nagu selles momendis. ja nii, et sellepärast mina täiesti usun sedasi, et jumala rahva ühtsus tuleb, teate, kui üks huvitav ühtsus tuli, vaata, kui Ukrainas hakkas sõda, noh, ütleme, et siis alguse ajalood olid nagu sellised, et need piirkonnad, mis sattusid sõjapiirkonda, nendes juhtus niimoodi, et kogudustega, näiteks ühes linnas on kogudused, kus tuleb sõda. No palju usklikke vutt lasevad jalga, sest sõda on kole, võib surma ka saada, väga paha, laseme igaks juhuks jalga, et ellu jääda. No nii, teevad seda. Ja siis kõikidest kogudustest leidus neid julgeid, kes jäid sinna linna edasi ja hakkasid siis tegutsema inimesi aidates ja olles kohal. Palvetades, teenides, noh, ütleme, et lihtsalt olles. Aga vaata, see oligi see üksmeelne kogudus, mis ühtäkki oli olemas. Aga vaata, millise olukorra kaudu tegelikult see kogudus üles leiti. See leiti sedasi, et sõda pidi tulema. No ütleme, ja sellepärast seda teisiti teha ei saa. Ma mäletan üsna alguses, kui ma siia Võrru kogudusse tulin. Olin maja juures väljas midagi, ma siin toimetasin, tegin ja ma mäletan, et siin tänava peal just selle maja nurga juures olin ja äkki peatub ühe sakslase auto. Ja ta rääkis ka vene keelt, sellepärast ma sain temast aru, tema jutt oli selline, et teate, et nüüd on niisugune lugu, et Võrus peavad kõikidest kogudusest tulema õiged kristlased välja ja peavad tegema ühe õige koguduse. Võtta, et sellepärast, et niisugune tuli mulle seda rääkima, et teil ei ole ühtegi õiget kogudust siin linnas, aga et nüüd teeme ühe õige. Ja no mina kuulasin ta juttu ära ja ma leidsin sedasi, et selle õige koguduse tegemisega ei juhtu mitte midagi rohkemat, kui Võrru tuleb ainult üks kogudus juurde ja teised kogudused jäävad ka. Et mitte midagi rohkemat sellega ei juhtu, kui leidub neid jutumärkides need õiged, kes arvavad, et nüüd on vaja sinna minna. Ja vaata, nii naiivselt, see jäi tegemata, niisugust kogudust ei tulnud, see jäi teeks ja sest, et mina sellest ka tuld ei võtnud ja ma ei tea, kas ta kuskilt seda teisteltki leidis. Ja sellepärast, kallid, ütleme, et teema on huvitav tegelikult, aga ja mingis mõttes on see, teate, see on nagu tuleviku teema. Nagu selles mõttes ja võib-olla see on niimoodi, et võib-olla isegi täna, kes sa seda juttu nagu kuuled praegu, et sind ei huvitagi see asi, tead. Sul on omad seisukohad ja mis vahet mul on, kui keegi teistmoodi mõtleb ja tead, et ma võin ju niimoodi olla lihtsalt, kuidas ma olen ja eriti teisi ei torgi, järgu nemad mind torki, kui et elame nagu selliselt. Aga nii päris ei saa, sellest, et me näeme, et nii, ütleme, et apostlid, ütleme, et Paulus eriti oma kirjades tunneb nagu seda muret selle koha pealt, et jumal rahval peab olema ühtsust. Ja Jeesus ise palub selle pärast. Ja see ei ole mitte mingisugune kõrvalteema, aga kuidas me nagu selleni nagu jõuame, kuidas see nagu ühel hetkel nagu kätte tuleb, see on nagu selline, ütleme, väga tegelikult selline oluline moment, et me nagu mõistaksime. Isegi ma ei arvagi täna palju rohkem, et täna saab nagu mõtte ärgitatud. Et kuidas meie omalt poolt saame niimoodi teha, et seda üksmeelt oleks rohkem. Et meie omalt poolt paneksime maha, tead, need asjad, mis nagu seda üksmeelt nagu lõhuvad või. Ja ma ei mõtle siin mingisugust kompromisside tegemist, et et mingisugust oma arusaamiste ja suhtumiste mahamüümist ja eriti jumalasõna seisukohtade mahamüümist. Absoluutselt mitte seda. Mis on tõde, selle juures tuleb seista. Aga et millisel moel nagu siiski nagu seda saavutada. Sest et ma usun sedasi, et kui issand seda palus, siis see ei ole utoopia. See on täiesti saavutatav asi ja see on täiesti kindel, et kui me oleme taevas koos, siis me sellist jutlust kuulama ei pea, mida me täna siin räägime. Me ei aruta neid asju sedasi, et seal on juba üksmeelne rahvas kohal, kes sinna üldse nagu pääsevad ja saavad, see kõik tegelikult, ütleme, see, mis siin selles maailmas on, nagu neid ebakõlasid tekitamas, see kindlasti lihtsalt jääb maha. Ja sellepärast olgu nii, et olgu jumal meid tegelikult aitamas selles asjas. Muidugi võtta mõni niisugune meeldetuletus selle koha, et üksmeelel on väga tugevad tulemused. Paabeli torni ehitamine, ütleme, Piibli alguses. Jumal tuleb alla, ütleb, et nüüd ei ole ükski asi nendele võimatu, kui lihtsalt on üksmeel. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui isegi üks riik ja rahvas elab üksmeeles, ütleme, siis nad saavutavad tegelikult väga palju. Ja teate, kuidas riikisid hävitatakse? Just niimoodi hävitataksegi. Tullakse tegelikult seda rahulolematust otsima. Niimoodi hävitatakse kogudusi, tullakse rahulolematust otsima, sest et kurat teab seda, et üksmeeles on niisugune tulemus ja sellepärast on see niimoodi, et tema tahaks kõik selle ära rikkuda. Ja ütleme, et see üksmeel, ütleme, seal Paabeli torni juures, see oli ilma jumalata üksmeel, see oli lihtsalt inimeste üksmeel. Ja sellepärast seda ühte meelt võib olla. Vaata see kõige minimaalsem üksmeel, kus 2 ja 3 on ühel meelel koos.
eks. see tõotuse palve Mattiuse 18 ja me sageli tarvitame, ega tegelikult isegi seda 2 ja 3 ei ole lihtne leida, kellega ühel meelel olla. see on hea, kui palvegrupis saad sellised 2 ja 3 inimest kokku, kes saavad need ühel meelel palved ära palutud. Sest et ega alati ei öeldagi sedasi, et ega ma päris seda meelt ei ole, hea küll, mul niisugune nägu peas, et nagu oleks. Aga kas sa seda päriselt oled? Ja vaata, sellepärast on see nii, et isegi need pisikesed üksmeeled on tegelikult väga rasked tulema. Ma niimoodi ütleme, et abielus palju ei taha täna rääkida, aga abielus on ka samamoodi tegelikult on niimoodi, et on mees ja naine ja see üksmeele lugu, tead. Ega see ka ei ole lihtne, kui palju kordi ühe päeva jooksul võib olla erimeelsusi. Mina mõtlen nii, teine mõtleb naa. Tead, ja see on niisugune, ja siis see on nii tulemas nagu väga kergelt nagu sellised momendid esile lihtsalt inimestena. Ütleme, et meil tegelikult, vaata, meil tegelikult meeldib nagu see oma tarkus. Vaata, selles ongi, siis see ei ole Kristuse meel. Vaata, kui meil on Kristuse meel, siis on meil Kristuse tarkus. Aga kui meil on lihtsalt sedasi, et minu sõna jääks peale, see on täitsa inimlik. Mõlemad pooled, vahest abielu pooled tahaksid niimoodi, et nii nagu mina mõtlesin, nii peab olema see asi, tead. Ja sellepärast on see nii, et ega ei ole lihtne isegi nagu sellises kohas nagu seda alati nagu saavutada. Ütleme, hea küll, lastele õpetame, eriti lastele, ütleme see laul, et kui hea on see, kui vennad üheskoos elavad ja vennad üheskoos laulavad ja vennad üheskoos mängivad ja me oleme sellele palju sõnu juurde pannud. Tegelikult et lihtsalt, et lapsed, kui vahepeal näed, et tüli tõuseb ülesse, siis hakkame selle jumala sõna salmiga neid nagu maha rahustama, et kuule, et see on väga armas ja hea, et kui see nii on. Ja see aitab ka, sest et tuletatakse nagu meelde, et selles on üks väga selline eriline oluline tähtsus. Et üksed harvad hetked, ütleme veel, võiks ütelda teatud sellised üksmeelhetked, isegi ütleme, võiksime tuletada meelde, et kui meil see vabadus tuli, et kui olid need laulvad revolutsioonid, nagu me seda nimetame, siis oli tegelikult väga palju ühte meelt. Siis oli, ütleme, teatud ühte meelt oli selliseid, kus rahvas tuli nagu kokku ja seda oli nagu, kuidagi oli nagu sellises hetkes oli nagu rohkem. Kui kuningas Hiski ajal, ütleme, seal vaenlane ründas ja vaata, see oli ka eriline hetk tegelikult, ütleme, prohvet Jesaja oli ka niisugune hea prohvet, kes sellel hetkel aitas teda. Siis oli nii, et Hiske ütleb sedasi rahvale, et see kõik see, millega ähvardatakse praegusel hetkel, aga tee olge vait. Ja inimesed suutsid tegelikult ja püüdsid olla vait. Ja issand tuli appi, ühe ööga löödi 185 000 vaenlast maha. Ja sellepärast oli see, aga see oli kindlasti oli see selline, niivõrd tähtis üksmeele moment, aga muidugi see oli eriline. Kuningas oli ise jumalakojas, kuningas käristas oma riideid, kuningas pani kõik need igasugused sõnad, millega vaenlane ründas, pani jumala ette, otsiti jumala lahendust. Ja rahvas tuli ka sellele taha ja sellepärast on see nii, et igal juhul kiitus jumalale, et see üksmeel on olemas. Räägime negatiivset poolt ka kohe. Ütleme, ma rääkisin apostlite tegude alguses, kõik on ühine, kõik on väga hästi, aga loe seal apostlite tegudes kuskilt juba seal 15. peatükist või näiteks 15:39, apostlitel on tüli väga suur. Nad lähevad evangeeliumi kuulutama ja tülitsevad oma vahel. Lahkuvad üksteisest eri suundades läheb. Loed Korintuse kirja algust, ma olen Apollose poolt, ma olen Kehvase poolt, ma olen Kristuse poolt, kõik, ütleme, et äkki on kõik see, ma olen Pauluse poolt. Paulus ise seda kirja kirjutab ja ta ütleb, et nii ei tohi olla. Nii ei tohi tegelikult olla, et me, ütleme, et oleme nagu sellises olukorras, et me oleme kuskil nagu ära jaotanud ennast gruppidesse ja võiks ütelda vahest, et nagu see Kristus isegi jääb nagu nendest meie valikutest siis nagu ka sellisel moel välja. Nii et nii ta on, et näete, kallid, et teema tõsine ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et meil tekiks nagu see soov ja jänu, et kuidas nagu meie saame nagu, kuidas ütelda, seda Kristuse meelt omada. Üks variant on, teate, mida mina ise nähtavasti tarvitan. Ma ei aja taga väga paljusid meelsusi, mis siin ümberringi kristlastel on. Ma olen issand ette. Ja ma ei otsi sedasi, sest et vaata, kui ma kõike teaks, kohutav. Tegelikult, mis argumentidega üksteist rünnatakse ja ütleme, et võtad kas või neid Iisraeli või neid araablasi, jumal armastab kõiki inimesi, armastab araablasi ka ilma jututa. Ja sellepärast, ei saa, kuidas me kuulutame evangeeliumi siin selles maailmas, ta on kõikide, esmalt juudile
ja siis kreeklasele, no kõikidele paganatele. Jumal on hea kõikide heaks. Ja aga no meie oma, ütleme sellise, see on maailma meelsus tegelikult, mis on tunginud sisse, et on need suhtumised ja asjad on tulnud ja kristlased neelavad alla. No räägime niisuguseid võib-olla meile mitte nii valusaid näiteid, ütlen siia juurde sellise maailma meelsuse alla neelamine. No Ukrainas kogudused neelasid seal, ütleme, selle Maidani aegse asja ikka valusalt alla. Ja ütleme, pastor Jüri Kusmin on just rääkinud sedasi, me käisime koguduses, oranžid lindid olid rinnas, me tegime kõik seda oranži revolutsiooni seal. Ja hiljem lihtsalt saime aru, et mida me tegelikult tegime. Ja lihtsalt, aga me lihtsalt, see meelsus tõmbas kaasa, et praegusel hetkel sünnib midagi toredat ja head. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et vaata, kui on mingisugune meelsus, mis tõmmatakse siin selles maailmas ülesse ja kui meil jääb küsimata, et kus kohas see tuli, siis me tegelikult võime olla täiesti, võiks ütelda, vaenlase teenistuses siin selles maailmas. Ja ütleme, et ja siis, kui need tulemused on käes, siis me lihtsalt vaatame sedasi, et kuule, tulemused on nagu sellises mõttes on nagu halvad, et need nagu ei meeldi, mis tegelikult on tulnud, sest tuli häving, sest et vaata, kui on riigile tulnud üks häving ja kaos, siis ei tulnud Jeesus. Ma tulin teile tooma elu ja seda ülirohkesti. Aga teine tuli röövima, hävitama, kõike seda tegema ja sellepärast on see niimoodi, et me peaksime ütleme, et viljast on tegelikult hilja õppida, ma olen alati ütelnud sedasi, et nagu sõna ütleb sedasi, et viljast tuntakse. No hiljaks oled jäänud juba sedasi, kui juba kurjad viljad tulevad. Tegelikult on niimoodi, et me peame elus küsima, et kas ma olen õigel teel. Ega ma ei ole ohtlikul teel, nagu ütleme, Taavet palvetab sedasi, et mis mul sest kasu on, kui ma aastakümnete pärast saan aru sedasi, et mul elasin valesti, läksin vales suunas. Vaid, et ma pean küsima sedasi, et ega ma ei ole ohtlikul teel, et katsu mind läbi, anna mulle märku praegusel hetkel. Tead, ja siis on selline lugu. Ja teate, isegi aastal 25. Ma ütlen sedasi, paljud inimesed praegu ka ei küsi absoluutselt, et mida peab tegema. Ja isegi ma mõtlen kõik vaimulikud üritused ja asjad, mis iganes toimuvad siin selles, ütleme ka kas või Eestimaal, alati küsi. Tead, ja üllatav on, isiklikult ma kogen seda samamoodi sedasi, et isad ütleb, et kuule, ära mine. Sa ei pea seal olema. Sellepärast, et vaata, see võib tunduda kõik 100% õige, mis siin praegusel hetkel toimub. Aga teate, issand ees olles võid vahest saada täiesti selgeid vastuseid selle koha pealt, et hoia eemale, sul ei ole seal vaja absoluutselt olla. Ja sellepärast, kallid, ja vaata, ka jumala rahvas seda elu tegelikult ei ela. Ja ma täna lihtsalt ütlen sedasi, kui me tahame ühele meelele jõuda, siis me peame rohkem issanda käest küsima. Me peame oma meelt uuendama, uurides, mis on issanda tahtmine. Mitte sedasi, et mis tundub tegelikult nagu tore olevat ja mis toimub nagu vägevalt või kuidagi, et me nagu lippame nagu nendele asjadele järgi. Tead, see on väga eksitav tegelikult paljugi kordi. Ja sellepärast, kallid, täna need sellised tõsised tegelikult hoiatused nagu selle koha pealt. Ma vaatan, mis ma siin nagu olen kirjutanud, enam-vähem olen need momendid vist rääkinud, mis ma siin ühel hommikul, kus ma siin neid kirja panin nagu selle koha pealt. Ja nüüd on nii, et nagu ütlesin, et Efesuse kiri, ja võtame korraks seda Efesuse kirja. Ja ma lugesin nagu Efesuse kirja nagu selle koha pealt, see on hea variant ja ma soovitan sulle ka. Kui siin mingi nagu ütleme, teema huvitab või selline, ütleme nagu, mida sa tahaksid nagu teada saada, siis loe lihtsalt selle pilguga. Mina lugesin Efesuse kirja ja nüüd selle üksmeele koha pealt. Et mida ma sealt leian, mida seal on kirjutatud. Ja vaata, kui hakkad selliselt lugema, siis vaatad, oi, kui palju tegelikult on sellest kirjas. Sellepärast, et see, mida sa otsid, seda sa tegelikult leiad ja see on tegelikult väga selline hea, kui me täna jumala sõna kaudu saame sellist toitu, mida näiteks Paulus on meile kirja pannud. Efesuse kiri, 1. peatükk, teen siin kohe lahti ja 1. peatüki 3. salmis on öeldud niimoodi. Kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Ja siin ongi väga mõnusalt üks asi öeldud sedasi, et kus on kõik meie vaimulikud õnnistused, kõik meie vaimulikud õnnistused on Kristuses. Ja isa on taevast meid õnnistanud sellega, nii et väga selline keskne on kohe, hakkab pihta sellega, et Kristus on väga keskne. No nii, siis ütleme, et siin niikuinii jõuame seal Efesuse 4. peatüki, kus me loeme, et seal on see üks ihu ja ma lihtsalt loen ennem juba ette, et üks vaim ja üks lootus ja
ja siis on üks issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal, kõikide isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi. Ja sellepärast on nii, et Kristus on tegelikult, on väga keskne. Ja sellepärast on see nii, et jumala rahva ühtsust ei ole sellepärast, et ei olda niivõrd Kristuses. Sest et mina seda juttu ei usu, et kui me oleme Kristuses, et me siis saame omavahel tülis olla. See ei ole võimalik. Kristus meid tülli ei pööra sellises mõttes. See on niimoodi, et ütleme, kui keegi on maailmas, sellega on mõõk toodud vahele. Aga teate, aga see võib täitsa niimoodi ollagi, et vaata, jumala rahva keskel võib olla tüli, aga teate, mille pärast? Sest osa ei ole Kristuses, aga kes on ka koguduses. Ja siis võib täitsa tüli olla. On neid täitsa olnud, ma mäletan see oli Luteri kiriku koha pealt, oli üks koorijuht, kes oli usuinimene. Ja koor pahandas, no mis ta nii palju palvetab seal koori harjutuse alguses. Et hakaku laulma, tead, ja pangu tead oma laul käima, aga ta oli usklik inimene ja ta arvas sedasi, et kui on kirikukoor, et siis on vaja väga palvetada. Aga vaata, tõuseb nagu selliseid asju. Ma olen matustel ükskord sedasi, ma ei hakka kiriku nime nimetama siin, lihtsalt ütleb sedasi mulle, et kui lõpetama missioon ära, kaua sa siin kuulutad ja räägid sedasi. Ma olen ka kiriku inimene, aga ma seda jumala juttu kuulata ei taha, et paneme suu kinni, tead, kristlik matus. No sellised on mehed ja vennad. No seal me tegelikult ühtsust ei leia. No mille pärast me ei leia? Sest see teine ei ole lihtsalt Kristuses. No midagi teha ei ole. Ja sellised on ka lihtsalt, on lihtsalt ka koguduse keskel, sellepärast, et satub igasugu inimesi. Sest see võrk veab kokku igasuguseid tegelikult. Vahepeal ja lihtsalt juhtub nii. Aga me näeme sedasi, et issandal on tegelikult kes on viinapuus, kes on selles karjas ja sellepärast on see niimoodi, et kes on ära tundnud selle jumala ainusündinud poja, teda vastu võtnud, vaata, Jeesuse vastuvõtmine liidetakse koguduse juurde ja vaata, sealt tuleb see ühtsus. Ja teate, kõikidega tuleb meil tegelikult ühtsus. Meil tuleb juutidega ka väga suur ühtsus. Praegu võib-olla kristlastena, me püüame väga, niisugused Iisraeli-meelsed ju olla tegelikult. Me armastame Abrahami sugu ja tuleb õnnistada ja ütleme, et see suhtumine on, ütleme, väga tugev olnud siin viimastel aastakümnetel sedapidi. Aga üldiselt on ju see nii, et see Iisrael ise, ma vaatasin Nick Vutsis hiljuti palvetas Benjamin Netanyahu pärast. No see vaatas üks naljaka näoga sellele peale, et see palvetab talle seda õnnistust, päris pika palve pidas. Tead, ja see vaatab sedasi seal. Ja imelik naeratus näo peale, et mida see kristlane mulle siin praegusel hetkel ühte õnnistust niimoodi on nagu palvetamas ja ikka, et see südamast teda seal õnnistas. Aga teate, milles on lugu? See nende messia on praegusel hetkel, nii kui Joosep seal Egiptuses paganlikus riietes. Vennad ei tunne ära. No lihtsalt ei tunne ära. Aga ühel päeval tuleb ära, et see Joosep ütleb, et tead, ma olen teie vend. Mis siis, et ma praegu siin vahepeal rääkisin Egiptuse keeles ja tõlgi kaudu ja käis see selles, et aga no mis siis, et ma olen praegusel hetkel nagu paganate poolt nagu väga vastu võetud ja teie praegusel hetkel aru ei saa. Aga ühel päeval tuleb see tundmine. Ja sellepärast on see nii, et keeruline on. Ja sellepärast on niimoodi, et meil, ütleme, et kui on nagu Kristuse meel, teate, mis siis meil tuleb teha tegelikult, et nendega, kes veel ei mõista, ütleme, tuleb teie tagakambris nutmas. Nagu Joosep oli vahepeal, aga kes vendadest nii ole, ei kirjutanud kuskil Facebookis mingit jama kokku, et olete siuksed imelikud mul, siuksed vennakesed. Tead, vaid läks nutis teises toas, kattis nendele lauda ja tuli jälle tagasi. Ja siis ühel hetkel andis ennast tunda. Ja vaata, seda nagu ära tabada, et kuidas tegelikult nagu lähedale saab, kuidas see asi nagu, ütleme, sündida võib. Ma ütlen, ma täna ütlen täiesti tunnista sedasi, ma ei tea. Ma ei taha täna olla see absoluutselt see tark, kes ma siin ütlen sedasi, et on üks meil olemas. Siis on veel üks meelsus lihtsalt siin maailmas olemas, kui mina seda ütlen, et ma seda midagi tean. Ma ei tea. Aga ma tean sedasi, et Kristusel on see variant olemas. Ja kui me tema juurde läheme, siis ta annab meile igal päeval seda tegelikult vastavalt, kuidas on tegelikult on vaja. Ja sellepärast aidaku lihtsalt meid Jumal praegusel hetkel. Ja sellepärast kõik, kes on võib-olla keema läinud nagu erinevates leerides, me kõik peame tegelikult maha jahtuma ja tulema tegelikult Kristuse juurde. Nii venelased, ukrainlased, kõik peab üheks saama. Siin teist varianti tegelikult lihtsalt ei ole. Ja sellepärast on see niimoodi ja sellepärast, et vaata igast rahvasuguarvust, igast keelest tulevad inimesed Jumala juurde kord ja on seal, kui loe Piibli raamatu lõpust. Ja sellepärast on niimoodi, et me ei tohi teistmeelsust omada tegelikult. No nii. Ja nüüd on üldse üks Efesuse 1:4 järgmine salm, mis võtan, näed on, nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmad tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise head meelt mööda. Teate, need on nii suured sõnad,
et niimoodi kergelt lugedes me neid alla ei suudagi neelata, aga kui natukenegi nagu sealt midagi kätte saada, kuule, see, ütleme, et kes on Jumala juurde tulnud, see on plaanitud tegelikult enne maailma rajamist. Me oleme tema plaanides olnud, ütleme sellisel moel. Ja sellepärast on niimoodi, issand tahab tegelikult seda kätte saada. Seda rahvast, kes on olnud selles plaanis juba ammu. Ja siis oleme saanud selle lapse õiguse osaliseks, see 5. salm juba. Ja 6. salmis, mis on öeldud sedasi, et tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile kinkinud selles armastatus. Ja sellepärast on see niimoodi, et siin on meil nagu üks selline kingitus tegelikult. Ütleme, et kui me selle armu kingituse kätte saame, siis me oleme nagu üksmeelel ja oskame nagu selliselt nagu seda käituda ja nagu olla, kui seda nagu mõistame. Temas on meil lunastus ja 1.9 ütleb sedasi, et tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt, mille ta oli Kristuses kavandanud aegade täiuse korraldamiseks. Kristuses, kõik oli Kristuses ja sellepärast on see niimoodi, et kui Kristuse keskne tegelikult peab see asi kõik olema. Ja 10. salm, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Kõik võtta Kristuses kokku. Ja tegelikult on niimoodi, et Jeesus on ainukene tee taevasse. Ja sellepärast on see niimoodi, et mitte keegi ei pääse ilma Jeesuseta taevasse. Mitte keegi ei pääse ilma Jeesuseta taevasse. Vana testamendi aegsed Hebra kirjas on väga selgelt öeldud. Kristus suleb Golgata ristil, Vana testamendi aegsetel pühadel anti liikumisvõimalus. Siis sellepärast, et Jeesus avas selle võimaluse. Ilma Jeesuse ohvrita ei ole mitte keegi. Meie, kes me võtame praegusel hetkel Jeesuse vastu, väga selgelt, sureme issandas, elame issandas, ütleme, meil on tee avatud nagu sellisel moel. Jeesuse vere varal. Viimane kohus on Kristuse kätte antud, kõik on tema kätte antud ja Kristus ütleb vasakule ja paremale käele. Ja sellepärast on niimoodi, et taevas on puhas variant ainult Kristuse kaudu. Mitte kedagi. Ole sa moslem või ole sa kes tahes, ütleme, et selle kohtu ees sa seisad igal juhul ühel hetkel, sellepärast, et issandas olnud, need tõusevad ennem. Aga seal viimases rahvaste kohtus on niikuinii Kristus ees ollakse kõik. Ja temal on see õigus. Seal ütleme, Johannese kirjas on öeldud sedasi, kui ta räägib sellest ühest karjast ja kuulevad mõeld. Aga mul on see teine kari on ka. Ja panen need ka kokku, et oleks üks kari. Ja sellest meil võib vahest olla küsimärk, et kes see teine kari on, et kus see kari seal siis on selline. Ja aga need ka tunnevad tegelikult minu häält. Ja sellepärast vaata, seda asja tegelikult korraldab Kristus. Sest et esimene asi, mis taevast tuleb, on talle pulmad, see on niivõrd Kristuse keskne asi ja sellepärast on see nii, et ja ütleme pärast rahvaste kohtut samamoodi me näeme, et isa valitseb, Kristus on seal, kõik tegelikult pannakse väga tugevalt oma koha peale. Ja sellepärast nii kui pruudist rääkisin, siin üks tegi nalja oma pruudile, ütles niimoodi, et ütleme, noormees ja neiu sõbrustasid ja siis ühel hetkel, see on niisugune YouTube'i nali, et see noormees ütleb oma neiule, siis ütleb, et kuule, kas sa mu pulma tuled? See ütleb, kuule, et ära tee mulle niimoodi ettepanekut, tee normaalselt. Et kas sa mu pulma tuled? Seal oli pruudina plaanis, et ta pulma tuleks, et kutsu kuidagi normaalsemalt. See neiu hakkas paluma. Kallid, issand kutsub tegelikult meid väga normaalselt. Ja see on huvitav, et vaata, Jeesuse tähendamissõnad olid, tulge pulma. Tulge pulma. Kallid, me oleme täna nagu, kuidas ütelda, me oleme siin kolmapäeva õhtul oleme väikses Võru palvelas. Ja põhimõtteliselt on nii, et me jagame pulmakutseid. Eks, tulge pulma. Issand kutsub, et tulge pulma. Ei taha ju pulma tulla, kodus on ka tegemist. Tead, et meil on põllule vaja minna ja kaubale vaja minna ja kiitus Jumalale, kes te olete kõik oma põllud ja kaubad ja autod ja kõik olete ärjad ja eeslid olete kõrvale lükanud ja te tegelikult olete tulnud selle kutse peale, et lihtsalt nagu seda pulmakutset kirkamaks teha praegusel hetkel, et see oleks nagu selge, et me oleme tegelikult selles olukorras, sest et ega see ei püsi tegelikult, ütleme kristlastel ka nagu, ja muidugi tead, ja kui juhtub siis midagi halvasti, siis need kristlased jooksevad, haigeks jäi või ära varastati või tervis läks või vaata, siis jalad lippavad. Lippa siis, kui sul on kõik hästi. Tead, see on ju palju parem on tegelikult tulla. See on super, kui sul ei ole tänasel õhtul mingit pead põrutavat probleemi, mille pärast sa siin oled. See on lihtsalt selle pärast, et sa armastad Jeesust. Ja sa armastad Jumala rahvast ja armastad osadust ja usud sedasi, et see tänane õhtu ei ole su aja röövimine, vaid see on tegelikult meelte uuendamine, see on õnnistus. See on see, kus issand tahab tegelikult oma saladuse avaldada ja sellepärast kihtus Jumalale, et me võime nagu sellist mõtet täna siin üheskoos jagada. Ja Paulus ka ütleb, et ma olen
kihlanud teid ühele mehele, Kristusele, et mitte kellelegi teisele. Kallid, ma ütlen sedasi, mina ei tiri inimesi enda juurde mitte, mul ei ole teid vaja sellises mõttes. Ma kutsun teid Kristuse juurde ja sellest mina ei suuda teid, issand annab teile hingamise, mina teile hingamist ei anna. Mul on niimoodi, et kui issand mulle annab mingid sõnad, ja küll ma selle jagan ära, mis mulle on antud, ma ei tohi seda nagu endale ka pidada, pean selle jagama. Ja noh, ütleme, saan ise süüa sellest ja kiitus Jumalale, et Jumal teab, kellele see veel on nagu vajalik. Aga üldiselt on see selline lugu, et kallid, Kristuse juurde me kutsume tegelikult inimesi ja aidaku meid Jumal, et me nagu seda mõistame, et kuhu me oleme tegelikult tulnud. Ja nii, et nii ta on. Ja siis, mis siit Efesuse kirjast võtan veel 20. salmist edasi. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas. Vaata see, nagu ma juba rääkisin, see üks väga põhiprotsess käivitus, kui Jeesus Golgotal suri, nii Vana Testamendi jaoks, Uue Testamendi jaoks eesriia kärises, meil kõik võimalused lahti, pääs kõige pühamasse paika, noh, ütleme, tohutu ümberkorraldus, mis toimus. Ja siis on, Jeesus istub kõrgele üle iga valitsuse, meelevalla, iga väe ja ülemuse, üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja teate, vaata, ja kui sa oled Kristuses, no siis on suva, mis teevad aserbaidžaanlased või mis teevad türklased või mis teevad iraanlased või mis teevad need teised. Me teame, et meie issand on üle kõigist. Aga meil on muidu, tead, uudised tulevad, need mõtlevad praegusel hetkel nii, rahvas tõuseb rahva vastu, jälle uus variante, kes kaklema oma vahel lähevad ja tead, oleme nagu kogu aeg. Siis meil on ka niisugune, et kuidas me nüüd selles olukorras peame käituma, et kust poole me võtame. Siis kõrgele, üle kõigist, sest et Jeesus ammu ütles, et nii need siin kaklevad oma vahel, vahepeal sellepärast, et ilma Kristuseta just seda asja tegelikult juhtubki nii ja ikka ja jälle. Ja ka issand on ikka oma positsioonil. Ta alistas tema jalga alla kõik ja pani ta kõigi asjade üle peaks kogudusele. Ja kui me oleme Kristuses, Kristus on väga kõrgel ja meie pea on väga kõrgel. Tema, kes on ihu, tema täius, kes täidab kõik õiges. Ja sellepärast, kallid, eks vaata see meie moment on niimoodi, et nüüd selle Kristuse meelega kogudus peaks olema üks väga võimas tegelikult selline nende Jumala tahte täitja siin selles maailmas kõiges, nagu see on, et kes täidab kõik kõiges. Ja sellepärast on kallid seda tõelist Kristuse kogudust on tegelikult siin selles maailmas väga-väga vaja. Teate, ega see ei tule kuidagi väga kergelt, aga see ühel hetkel niikuinii tuleb. Nüüd liigun lihtsalt edasi Efesuse 2. peatükist. No ütleme, seal alguses 4-7 salm, võtan 2. peatüki koha pealt on. Siin on räägitud, et mis meil ka Kristuses juhtus. Ta on meid teinud elavaks, ennem, kes me olime sõnakuulmatud ja elasime selle liha ja mõtete tahtmist mööda ja maailma vürsti tahtmist mööda. Meid on elavaks tehtud, asetatud taevasse olukorda, oleme seda armu saanud. Ja nii, et kiitus Jumalale, et see muutus on tegelikult toimunud. Ja me olime 2.12. Te olite tol ajal ilma Kristuseta kaugel eemal Iisraeli kodakondsusõigusest ja võõrad tõotuslepingule ja teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Ja sellepärast on niimoodi, et Paulus ise tuli Vanast Testamendist, Vana Testamendi tõotust, tead, ma nii tahan, nagu Rooma kirjas, et ütleme, kuidas ta palvetab, et tema vennad saaksid tegelikult Kristuse juurde ja sest, et kõik need tõotused ja lepingud ja asjad, kõik, mis olid tegelikult sellel rahval, aga katte tõmmati peale ja sellepärast oligi üks suur keerukas moment tegelikult tekkis. Ja milline võimaluste uks tegelikult paganatele ka sellel hetkel avanes. Ja nüüd 13-14 salm, vaata, ilusti Paulus kirjutab. Nüüd aga Kristuses, Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse ja vere läbi, sest tema on meie rahu ja on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Ja siin on räägitud juutidest ja paganatest. Meid on kõiki tehtud tegelikult üheks. Ja sellepärast see on nii, tegelikult ilus. Üheks ainsaks uueks inimeseks, seal nagu see 15 salm, tema muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu ning lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu, surmates risti peal vaenu. Ja vaata, nüüd on see, ütleme, et kui seda teksti loed, siis vaata see ühtsus tuleb vaata Kristuses. Peale teist maailmasõda, näed, nii palju seda Ukrainat tuleb meelde. Gerhard Klaas oli meie baptisti maailmaliidu üks juhte, omal ajal, nõukogude aeg oli veel ja isegi ta külastas Eestimaad ka minu meelest lapsepõlveajast kuskilt mäletan ja siis oli niimoodi, aga tema käis üsna kohe peale teist maailmasõda sakslasena, käis Kiievis.
ja on Kiievis kalmistul, kuhu on palju juute, keda ütleme, lihtsalt hävitati ja tapeti, nii nagu seal toimus seda kõvasti. Üks juudi naine on seal nutmas oma lähedasi, on seal kalmistul lihtsalt, kus tema lähedased on ka hukatud ja maetud. Ja siis see sakslane läheneb, vähe oli üldse neid, Saksaga oli see sõda ju, läheneb sinna ja küsib selle juudi naise käest, et kas sa suudad me rahvale andestada, mida me tegime? Ja see juudi naine vastab, et jah, Kristusesse. Ja juudi naine oli kristlane. Jah, Kristusesse. Ja vaata, see on üheks tehtud. Ja vaata, see on niimoodi, et sa armastad siis ka, kui see teine pool on siin hävitanud. Armastad oma vaenlast, armastad, Jeesus on ristil, ta palvetab nende pärast, kes teda on risti löömas, isa anna nendele andeks, sest nad ei tea midagi, mida nad teevad. Vaata, see on Kristuse meel. Kas me sellist Kristuse meelt tahaksime? Siin on niimoodi, et kuuled kogudusi, ütleme, et hiljuti seal olid maailma inimesed, õnneks nad said aru, kus kohast. Ma ei ütle ka, kus kogudus see palub. Palub sedasi, seal Ukraina üks kogudus, kus palub. Et Jumal, anna meile F-16. Aga milleks sa seda annad? Sõtta minna. Kui sa paluksid taevaseid, tulised hobused ja vankreid. Kui sa Ameerika lennukeid palud, siis on niimoodi, et muidugi see maailma inimene, kes seda nägi, ütles, et ei tea, mis sekt see on, kes lennukeid palub. Need olid imestanud, et need on kristlased, kelle palvesoovid on seda moodi, et oleks meil rohkem relvi. Ja sellepärast, kallid, mõtlen, et ja see on Kristuse ihu. Ja kallis vend tegelikult, võiks ütelda, kes seda ka tegelikult tegi. Ja sellepärast on see niimoodi, et see meelsus vahest läheb nii käest ära, kallid, et me nagu ei mõista sedasi, et ma mõtlen, et vaata, kus on Jumalal tegelikult meie juures nagu tööd, et jõuda selleni, et oleksime meie selle vastu võtnud, et see vaen on tegelikult surmatud ja seal risti peal, et seda ei ole olemas. Et meil ei ole tegelikult ühtegi vaenlast olemas siin selles maailmas, sest vaen on surmatud. Ja kui on mõni vaenlane, kus tõstetakse üles, siis mina ütlen, Kristus on sedasi, siis Kristus on mul käsnud seda armastada. Siis on sellega ka veel selline lugu. Sest et me riiki tahab ütelda, et kes on vaenlane. Aga mul on vastus on see, et te teatate mulle lihtsalt minu armastuse objekti. Sest minu Jeesus ütles sedasi, vaenlast tuleb armastada. Muidu mul ei ole nagu vaenlasi, aga kui te arvate, et on, siis tähendab, mul on käsk armastada. Ja ma tahan seda lihtsalt teha. Aga vaata, see on sellepärast, et ma tean, et mu Jeesus tegelikult surmas tegelikult selle vaenu ristil ja sellepärast, et ta tegi seda tõeliselt. Ta sai sellega hakkama, see ei jäänud pooleli. Ja vaata, see on see tegelikult on see ühtsus, milleni peame jõudma. Aga seda, ütleme, et ma ei ütle, et seda mul oleks täielikult. Ja sellepärast, et vaata seda sallivat armastust, ütleme, lähme selle juurde, selle 4. peatüki juurde, muidu jõu edasi siin, eks. Siin kohe on räägitud sellest, et mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud. Kogu alandlikkuse, tasadusega, pika meelega, üksteist sallides, armastuses, ning olles usinad rahu südame kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Ma ütlen sedasi, mul ei jätku alati kannatust. Kui ma vaatan ikka, et osad kristlased on, oma palve soovitki vihastavad vahest ära sedasi, et kui siin vaatad sedasi, et see on nii kiivakalt pandud asi, siis on mul niisugune, et Jumal, anna mul sallida. Siis ma mõtlen, kuidas ma selle siin välja räägin, selle palvesoovi. Sellepärast, et see tundub selline, et see on nii tagurpidi. Sellepärast, et seal on naabri vihkamine ja seal on kõik need asjad on kokku pandud, et ja sina aga palu, tead. Et mul naaber venelane, tead, ja tead, et teeb lõket või tead, seal on niisuguseid palveid saab, et Toivo, tule nüüd mul appi, tead. Ma ütlen, mis asja lahti on, tead, eks, et ma olen lihtsalt hädas ja ma ütlen, Jumal, ja ma palun endale juurde seda sallivust. Ma mõtlen sedasi, et kui Jumal mulle vahest niisugused häid sõpru saadab, siis see on minu sallivuse kasvatamiseks. Keda mul on tõesti niimoodi, et leian sedasi, ma pean pingutama, et suudaksin normaalseks jääda selle asja juures. Et mida ma kuulma pean. Aga me näeme, et Paulus kirjutab samamoodi, et kuule, et see lugu täpselt nii ongi. Mooses otsustas ka, et ma näen selle Jumala rahvaga vaeva. Vaaro kojas oli parem, tead, eks, aga selle Jumala rahvaga on vaeva, nurisevad, et kas seda või teist on. Ja ütleme, et tal tõesti oli kõrbes ja olnud ka lihtne see asi. Ega Taavetil ka lihtne olnud, ühel hetkel kõik taga kaaslased, kuule, lööme selle Taaveti maha. Miks meil kõik on ära röövitud ja võetud, eks? Ja nii, et need momendid käivad tegelikult üle siin selles maailmas. Ja nüüd on niimoodi, et kui sinna 4. peatükki juba enne ma nimetasin, et seal on, edasi tuleb see üks ihu, üks vaim, lootus, issand, üks usk, riskimine, Jumal, ja sellepärast on nagu need asjad, aga teate, nüüd on üks võti, mida ütlen ka täna kohe ära, et vaata, see ühtsus tegelikult tuleb. 4.13.
kuni me kõik jõuame usu ja jumalapoja tundmise ühtsusesse, saades täieks meheks Kristuse täis ja mõõtu mööda. ja vastus on tegelikult on siin. kus on meil erimeelsused, tited oleme. igaüks kisub oma mänguasja, igaüks karjub, et mina ei anna, mina tahan. ja kristlased on täpselt sellised praegusel hetkel oleme. ja siuksed tited me oleme, kõik me ütleme, et minul on õigus ja mina tahan esimesena ja minu mõte on kõige parem ja mina ütlesin esimesena ja ja peab midagi kehtima. aga Paulus näebki sedasi, et kui ta vaatab samamoodi, sest et vaata, see oli nüüd, ma ütlesin, 1. sajandi alguses, Jeesuse palve korraks mõjus, Jeruusalemmas oli päris hea ühtsus. aga hiljem, kui Paulus juba seal Korintuse kirja kirjutab ja Efesose kirja kirjutab, no ta kirjutab ju sellepärast seda, et seda ühtsust ei ole. 3. peatükis on see, et me üheskoos kõigi pühadega suudaksime tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus, sügavus ja kõrgus, see 3.18. no ega need palved ei tulnud tühja koha pealt, seda oli vaja. Ta lihtsalt palus, et kuule, et me ei saa, pühad, me kõik siin koos, aga kuidagi ütleme, et me ei oska nagu selle asjaga nagu kuidagi pihta hakata. aga teate, ja vaata, mis nende vätite lastega tegelikult on. Nende vätite lastega ongi nii, et neid pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul. Inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. ja sellepärast on see niimoodi, ohtlik on olla see vaimulik titt siin selles maailmas, see väetilaps. sellepärast, et siis sind kõik kõigutab ja pillutab siin. aga vaata, kus sul on nii palju niisugust julgust ja küpsust, et sa oled jumala laps, sa lähed issand ette ja sa küsid antud olukordades, et kuidas ma pean käituma. sest et vaata, ma olen olnud nagu selle surve all. osad tahavad ühtsust teha, ütleme siin, nii jutumärkides. aga see ühtsus on selline, et see on nagu nende poolt nagu ära erastatud, et see on nende oma. kui sa tuled meie kampa, aga miks sa ei tule meie kampa, sest me teeme ju seda ühtset asja praegusel hetkel. mina küsin issanda käest, kas ma pean selles kambas olema? issand ütleb, et ei, sa ei pea seal kambas olema. teised on niimoodi, et aga miks sa ei ole ühtne? sellepärast, aga ma küsin oma issanda käest, kas ma vajan seda ühtsust, seda oikomeeniat, võiks ütelda, mida nagu tehakse, ütleme, siin selles maailmas. ma ütlen, et vaata, siin on nagu, ütleme, eri momente, küll on tegelikult, ütleme, üks lõik on mul täna veel rääkimata. küll on tead igasugu, ütleme, nimesid, alliansid, oikomeeniad, tead, igasugused erinevad organisatsioonid, abordi pärast läheme, naiste liikumised, igasugused erinevad liikumised teeme. kõikidel siis, ütleme, nagu kõikidel on nagu, kes midagi nagu teeb, et te peaksite kõik meiega nagu olema. no ei pea kõik igal pool tegelikult olema. sellepärast, et vaata, tegelikult on niimoodi, et igalühel on antud tegelikult nagu oma osa. igalühele, vaata, meie peame tegelikult mõistma neid teisi, kes te teete tegelikult, õnnistan neid, kes võitlevad abordi vastu väga võimsalt, tehke seda. õnnistan neid, kes te teatud lõigud olete võtnud, õnnistan neid, kes te vaeseid toidate, kes te riietate, kes te teete sedasi. kõik ei pea seda tegema, peavad tegema need, kes seda tegelikult tegema peavad. ja sellepärast, aga sageli on see niimoodi, et kes midagi tegema hakkab, tal on niisugune tunne, ühtsus on see, kui te ajate kõik meie asja. ja vaata, et siis olete ühtsed, aga teate, see ei ole see, ma olen ammu sellest asjast aru saanud sedasi, et meie ühtsus on tegelikult on seal, kui me läheme issand ette, küsime, et mida me peame tegema. ja sealsamas oleme täiesti mõistval positsioonil tegelikult nende teiste koha pealt, kes teevad teistsuguseid asju, armuanded on erinevad. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, kui sa saad täiskasvanuks, siis sa tegelikult nagu hakkad tegelikult nagu mõistma seda, et ei ole ainult nagu üks mingisugune arusaam, vaid on tegelikult on siin need lõigud ja kohad Kristuse ihus, kus igaüks võib olla oma koha peal. ja see on tegelikult, kus me tõtt rääkides, armastuses, kõigiti kasvaksime selle sisse, kes on pea Kristus. ja vaata, see on selline, ütleme, see võib vahest tunduda uhkus, kui ma ütlen, et ma küsisin Jeesuse käest ja ma ei pea teiega olema. see tundub uhkus. aga kes saab keelata seda, et sa küsid issanda käest? mitte keegi ei saa keelata, sest Kristus on pea. ja sellepärast ma julgustan, kallid, meid ka alati tegelikult, et konsulteerige tegelikult peaga, konsulteerige issandaga, küsige, et mida me siin tegelikult tegema peame, sellepärast et muidu tegelikult meid kistakse tegelikult lihtsalt lõhki siin selles maailmas. ja sellepärast on, sest et see, mida kristlased on tegemas, ütleme, et nad tahaksid tegelikult väga nagu kaasa haarata, aga me oleme Kristusesse ihusse liidetud ja me teeme tegelikult seda, mis tema tahab, temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil. nii nagu on iga üksiku liikme ülesanne, sel viisil saab ihu kasvujõu
iseenese ülesehitamiseks armastuses. Ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme sedasi, et vaata, kui see nagu selline maharahunemine tegelikult toimub, siis see tegelikult saavutab nagu sellise kasvujõu. No Andrei Šapovalov ka, ütleme, et ta läks väga keevaliselt, läks olukordadest, ta visati endistest nendest kogudustest, kus ta oli seal, need Ameerikas just seal, need nelipühikogudused ja värgid ja kus ta oli seal, tal see jumala andakas tööle, kus ta oli, ja ütleme, et rahvas tuli ümber niimoodi, et 2000 korter, 60 inimest koos, palved käivad, jumal teeb imesid värke. Teistel oli niimoodi, et vaata, kui koguduse keskel sünnib selline asi, keelasid ära, et sa ei tohi tegutseda, lükati ära, tegelikult lükati vabasse vette. Aga, ja esimesel hetkel, ta 10 aastat, küll ta, ütleme, võitles religiooniga. Ta jutlused olid kõik, ta pani seda religioon sai nii ja teistpidi. Iga jutlus oli nii, et seal ei antud armu mitte kellegele, tead. Kõik te olete siuksed surnud, tead, seal olete sellised. Praegu juba räägitate, kuidas need erinevad astmed ja etapid on vajalikud, sest ega kõik ei kõlba kohe meie hulka. Et nad peavad nende astmete peal sealt vaikselt tulema, mis seal nende treppide peal on. Et neid on vaja, las nad seal tegutsevad täpselt niimoodi, kuidas nemad oskavad ja teevad sedasi. Küpsus on tulnud. Sa saad sellised asjad aru, et sa ei pea kõiki neid vanu astjeid ja neid kõike, mis on olemas. Ei pea ära kaotama, sest Kristus tarvitab kõiki neid. Aga tuleb uus vein, kallab uude astjasse ja sellepärast ja neid alati ei saa kõike nagu läbisegi ajada. Ja see on täitsa selge, sest muidu lõhub lihtsalt neid asju ära. Ja sellepärast, kallid, näed, see tänane selline, see sõnum ühtsuse koha pealt, ma ütlen, et palju jääb lahti, nagu ma ütlen selle koha pealt, ja ma ei taha mitte kedagi täna niimoodi lihtsalt õpetada, et ma olen kõige teadja, ei ole. Ma annan ainult, mis ma olen siit lugedes aru saanud, et Kristuses see on, aga katsume Kristusest nagu selle oma osa kätte saada. Tead, sa siis sobid täitsa hästi tegelikult teiste keskele. Ja ma ise ütlen ühe tõe veel välja. Teate, Võru on hakanud natukese paremini sobima teiste keskele, teate mille tõttu, kui meie jutlused on olnud avalikud. Me sobisime halvemini, kui ei teatud, mida me siin sees räägime. Sellepärast, et nad arvasid, et vist midagi on viltu. Aga praegusel hetkel on niimoodi, et lihtsalt on nii, et iga jutlus kuula ära. Ja küsi issanda käest, kas viltu või sirge või kuidas sellega lugu on. Ja teate, ma olen leidnud sedasi, et praegu on lihtsalt selle koha pealt läinud palju kergemaks, et see läheb nagu avalikus ette. Et me ei ole täna õhtul ei ole ka siin mingit oma salanõupidamist pidamas, vaid me oleme lihtsalt olnud selles nõupidamis, et jumal, kuidas me saaksime selle Kristuse meele kätte siin selles Võru koguduses, et meie ei oleks kellegile komistuseks, vaid oleksime õnnistuseks. Aamen. Tõusime. Isa, me täname sind. Et tohime igatseda seda, et sinu pojapalve läheks täit, et me üks oleksime. Isa, me vajame praegu Eestimaal ka, et Jumala rahva ühtsust. Jumal, sa näed, et olid aastad, kus tegime kristlikku parteid ja ei saanud me seda kristlast selle kristliku mõtteviisi taha, kõikisti laiali, erinevates parteides ja leerides oldi, erinevate meelsustega oldi. Ja Jumal, sina ise tead, see soikus ühel hetkel ja jäigi sinna paika. Ja oli selles seda inimlikku ambitsiooni või värki või mis iganes oli, aga tänu sulle, et see võis olla üks selline püüdlus ja oli üks moment, saime mingid kogemused. Tänu sulle kõigi nende missioonipäevade eest, mis on olnud, tänu sulle kõigi Võru koguduste eest, kes siin on ja kes olid ja keda enam ei ole ja saame lihtsalt, ütleme sulle, lihtsalt kõige eest tegelikult tänu. Aga täna on meie palve, kes me oleme siin. Isa, me palume seda, et meil võiksid olla need tunded, mis on su pojal Jeesusel, et meil võiks olla see meelsus, mis on sinul, et me oskaksime suhtuda nendesse probleemidesse, mis on maailmas, Ukrainasse, Venemaasse, Iisraeli, araablastesse, Iraani. Isa, kõik need, kus iganes praegusel hetkel tülid ja konfliktid iganes jälle üles tõusevad. Jumal, me täname sind, et me tohime praegu lihtsalt paluda seda, et meie meelsus oleks see, mis tuleb sinu käest. Jumal, me täname sind, et sina armastad kõiki rahvaid, kõiki inimesi. Jeesus, sa surid kõikide pärast ja sellepärast, isa, me palume, et aita meid üle saada, et me ei oleks jälle mingisugust oma kampa lihtsalt ehitamas. Isa, me tahame, et sinu kogudus kasvaks, sinu riik tuleks ja sinu tahtmine sünniks. Isa, me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.